Sotsiaaldemokraadid paneksid piirid erakonna rahakottidele. Üks inimene võib annetada maksimaalselt 100 000 eurot aastas ning kampaaniaks tohib kulutada ühe valimise kohta 1 000 000 eurot, mitte rohkem. Sellist eelnõud arutas täna Riigikogu põhiseaduskomisjon. Tegelikult on sellest ju aastaid räägitud ja see, et annetustel oleks selge piir ees, ikkagi kindlustab seda, et keegi üksikisik või üksikisikud ei saaks kontrollida ühe erakonna poliitikat. Lubage, ma tõlgin teile ära, mida teile tegelikult praegu öeldi. Teile öeldi, et meil on kade meel, et meil on vähem raha ja konkurenterakonnal on annetaja, kes annab neile väga palju raha. Siin Riigikogu koridorides on seda kutsutud ka Parvel Pruunsilla vastaseks eelnõuks. Parvel Pruunsild annab Isamaale viimastel aastatel vähemalt 300 000 eurot. Kokku 6 aasta jooksul 2,2 miljonit eurot ning prokuratuur kahtlustab kriminaaluurimises, et sellele veel varjatult lisakski. Ei, see on väga hea, et Isamaal on selline toetaja. Oleks meil neid rohkem ja oleks teistel parteidel ka rohkem selliseid liikmeid, kes lisaks tavapärasele liikmemaksule on valmis panustama nii rahaliselt kui ka ajaliselt partei tegevusse. Nii et mina leian, et see on väga hea. Ja ega sotsiaaldemokraadid ka ise just varja, et selle eelnõu motivatsioon tuleb mõne inimese pinnalt. Nagu me oleme ka avalikkuses näinud, et need üksikud annetajad võivad dikteerida isegi sisevalimisi erakonnas ja ma arvan, et see Eesti demokraatile pole küll hea. Suurannetajaid on teisigi ning erakondade rahakotid on erinevad ka riigieelarve toetuse mõttes. Seega ei lähe aga ilmselt läbi ka kampaania ülempiiri seadmine, uuringute rahastamise avalikustamine ja annetuste mõiste laiendamine. Et kui ütleme, mõnel väga tublil ettevõtjal tekib kõrvalhuvi, näiteks ajada ka oma ettevõtte asjade ajamise kõrval avalikku asja, nende poliitikat. Et see kirg nii suureks ei paisuks, et kogu oma finantsvõimekuse piires, eks ole, ei lööks kogu seda me ühise elu tasakaalu paigast ära. Et see on see küsimus. Kuivõrd on õige mu mulje, et ja printsiibis võivad kõik ju nõus olla selle ilusa jutuga, aga kui läheb konkreetseks kas summade juures, kampaaniate kaupa, siis igaüks mõtleb oma rahakotile, oma annetajatele, vaatab, et see mulle ikka ei sobi. Ma näen, te olete kogenud inimene, et ajakirjanikuna, et tavaliselt sellistes kohtades reeglina need arutelud võivadki sohu joosta, kui asi jõuab detailide üle otsustamisele. Eks. Ning pealegi, keelata võib igasuguseid asju, aga küll sellest mööda saab, nendib Isamaa esindaja ilmselget. Ma tuletan meelde, kui te mäletate, aastaid tagasi oli ka piirang, et 1000 eurot võis päevas panustada ja kuidas siis isegi Arnold Rüütel nende aparaatide kaudu käis parteile raha viimas. Nii et sellised piirangud, kus siis hakatakse kunstlikult leidma teisi kanaleid, kuidas siis rahastada, see on täiesti vale. See on täiesti vale suund ja me saavutame tegelikult vastupidise efekti soovitule. Ainus erakond, kes sellist keeldu toetab, on ERR-i andmetel sotsiaaldemokraadid. Nemad on ka ainus erakond, kes ei ole saanud või olnud lausa sekeldustes 100 000 eurost suuremate annetustega.